Tere taas kord, on 31. mai. Õhus on 31 kraadi sooja. On väga palav ja on 38. tehnovaade. Mina olen Marko. Ja mina olen Heigo. Ja tänast saadet salvestame põhimõtteliselt niimoodi, et me higistame. Täiega. Meil on lühikesed püksid jalas, me tahaks külma õlut ranna peale pikali ja laintesse heita end. Täpselt nii. Ilmselgelt on ka see kuum ilm kahandanud meie otsevaatajaid, sest neid väga palju ei ole. Aga sellest hoolimata toome teieni täna siukseid rida uuendusi või rida väikseid Rida tulevikku, jah. Nii et alustame siis kõige utoopilisematest asjadest, mis meid see nädal üllatasid. Meil on Asusel oli selline väike üritus, kus nad tutvustasid enda uusi seadmeid ja sealhulgas oli ka selline bad phone, mis siis niimoodi otsetõlkes oleks nagu tahvelarvuti ja telefon, aga kõlab täpselt nagu halb telefon. Kahjuks küll. Näeb ta välja selline siis, siuke päris kole. Suhtselt. Suur, paks ja topelt sisuga. Ei jah, ühesõnaga telefoni saad panna tahvelarvuti sisse. Eks siis inimene peab otsustama, kui hea see on. Jah, ja kui tema tahab telefoni kasutada, siis ta kasutab telefoni. Ja kui ta telefoni hakkab tühjaks, ta võtab telefoni, paneb selle tahvelarvuti, siis see kasutab teda edasi. Vaatab sealt siis kas filmi või räägib oma bossi või asjaga. Umbes nii. Aga kui te arvasite, et see seade on ulmeline ja need peavad ikka täiesti lollakad olevad, nad siuksed seadmed teevad, siis nad ei ole ainukesed. Need oli veel. Mingisugune täiesti suvaline Hiina firma, kes tegi seadme nimega Transphone ehk siis transrasvade vaba arvuti telefon paaris tahvliga. Tegi sellise, näeb veel koledam välja. Ja see on ainus info, mis me tema kohta teame. Et see näeb selline välja. Ja, ühesõnaga õpetussõnad kõigile ostjatele, et algus võib tunduda ju huvitav mõte, aga ärge nagu liiale minge nendega, et ei ole vist mõtet. Et isiklikult minu jaoks on see variant, et sul on nagu läpakana alus olemas, see on nagu märksa mõttekam asi. No see Atrixil vist on see. Jah, et see on igal juhul nagu minu arust huvitavam variant, et see, et ta sinna tahvelarvutiks läheb, sellest ma päris täpselt aru ei saa. Jah, Asuselt veelgi, mitte ainult mõttetuid asju, vaid nüüd ka siis MacBook Airile konkreetne killer vastane. Jah, ja Samsungi 9. seeriale, et 2 korralikku Windows õhukest arvutit see aasta juba. Ja esimene nendest siis oli Samsungi 9. seeria, mis oli utoopiliselt kõva. Ja teine on siis veel parem nüüd. Kaalub 1,1 kilo, kõige paksemast kohast 17 millimeetrit. Seal sees on Inteli kõige kõvem protsessori seeria, Core i7. See on nagu üks kõige jõhkramaid asju minu jaoks, et kuidas Core i7 sinna saa, okei. Seal on 2-sekundiline wake up time, ehk siis see, et kui sa vajutad nuppu ja arvutin sleepist ja 2 sekundi pärast on sul juba internetis. Seal on kõige uuemad SATA kõvakettasüsteemid, USB 3-d, vabalt võib-olla nädal aega sleepis ilma mitte mingi probleemita. Kui tänapäevased Windowsi arvutid surevad 2 päevaga ära, siis tema ei ole see mingi probleem. Üleni metallist või alumiiniumist siis. Ja näeb siga hea välja. Hinna kohta me vist ei oska väga midagi öelda. Veel mitte, aga kuskil septembris võib-olla tuleb mingi info. Okei, et võrdluseks siis praegune nii-öelda sellist suurusega arvutite turuliider MacBook Air, millel on siis ka 0,3 kuni 1,7 sentimeetrit on paksused ja kaalub ka tegelikult sinna 1,1 kilo juurde. Just. Hinda on mingisugune siuke 1500 eurot umbes täpselt. Julge on pakkuda. Vähemalt Samsung on seal 1599 vist oli. Jah, et kõige kallim Air oli vist 1800 eurot, täpselt nii. Pole paha, aga kellel ei meeldi 1800 euro seda, need saavad endale varsti muretseda sellise. See on punane. Üliodav. See oli umbes 200 dollarit, et küll muidugi tuleb mõnest asjast loobuda tänu sellele Windowsist. Näiteks Windowsist. Seal peal on Migo. Jah, see sama tuttav asi, millest me rääkisime, et kunagi peaks selle Nokia N900 peale tulema, mis ka minul oli vahepeal. Et sinna ta ametlikult ei ole siiamaani jõudnud, ei jõua ka kunagi. Ja
aga mõnes näiteks tahvelarvutides me oleme ennem näinud väga ilusat versiooni sellest Migost, et jällegi, eks me peame siis nägema, kas nad suudavad seda lõpuks korralikult arendada või mitte. Just. Aga $200 arvuti ei ole üldse halb diil. Ja ka pisikene. Arvutiga me selle eurodeks ümber saame 130 eurose, 140 eurose arvuti endale. Hetkel kõige odavam pisikene arvuti, siis, mis jookseb Windowsi peal ja oskab teha kõike. Peaaegu on siis mingisugune 249 euro vist on mingi Samsung pisikene asi. Võimalik. Aga räägime telefonit ka. Uuendused. Jaa, või noh. Sony Ericssoni omanikud võivad õnnelikud olla, sest et eriti Arki omanikud, see kõige uuem, kõige vingem Sony Ericsson, nendele jõuab siis 2.3.3 ehk siis Android Gingerbread. Jah. See on kõige uuem värskendus. See on kõige uuem värskendus. Seal oli palju erinevaid asju, oli seal akutöö ja parandamist ja kaameratöö efektiivsemaks tegemist ja siis on selline tore asi, mis on Facebooki integratsioon. No see on nüüd Sony Ericssoni enda lisa. Et see on Sony Ericssoni enda, siis see koorekiht seal peal uueneb samamoodi. Kas koorekiht või siis mitte, aga see kiht seal peal uueneb ja eks siis kui varsti saame seda ka oma käega proovida, siis me anname teada, kuidas tundub. Ja need inimesed, kellel on X10, ostsid kunagi lootuses, et võt see on kõva telefon, siis see sai lõpuks Android Eclairi endale peale ehk 2.1. Siiamaani olid nad läbi saanud 1.6, aga nende jooks on hüpe nagu 95 Windowsist Vistasse. Umbes, et see on ikka meeletu uuendus igal juhul. Selles suhtes natuke tuleb aplodeerida neid, et nad üldse mingisuguse uuenduse sinna tegid. Samas see on viimaseks ja see on see, mille pärast me ei ole kunagi Sony Ericssoni väga soovitanud. Ongi just see, et nad on kinni oma versioonides ja 2.1 ei ole kaugeltki kõige uuem Androidi versioon, nii et... Seda mitte. Loodame, et Arki ja uuematega läheb paremini. Loodame tõesti. Näiteks nende telefonidega, mis nüüd uued Eestis müügil on. Nii, ja alustame suurest telefonist. Hästi suur, tegelikult ei ole telefon, tegelikult on tahvelarvuti. HTC Flyer, mis on ka meil jutuks tulnud, ehk siis HTC versioon ilusast tahvelarvutist, 7-tolline 1,5 GHz protsessori kiirust. Ekraani resolutsioon on, kuna ta on 7, siis on natuke vähem, aga tihedus on võrdeline Apple iPadiga. Lisaks on võimalik osta $80, ma ei tea, mis ta siin Eestis hakkab maksma. Mingi 50-60 euro anti. Umbes siis... Puutepulk. Hea nimi. Hea sõna, jah. Puutepulk, millega on siis võimalik teha pilt sellest, mis on sul hetkel ekraani peal, olgu see mõni dokument või olgu see mingisugune asi, kuhu te kirjutate. Ja siis on võimalik sinna märkmeid juurde teha ja see toimib ka märkmikuna kooliõpilastele päris pull lahendus, et ta samal ajal, kui sa kirjutad ja midagi salvestad, mingit loengut näiteks, siis ta suudab, sa saad selle pärast nagu maha mängida, et sellel hetkel, kui sa kirjutad, et sellel hetkel, kui ta midagi salvestas. Kahjuks ei saa küll selle asjaga teha nagu ülejäänud mingit programme avada ega sulgeda ega midagi, et see toimib ka ainult nagu joonistamiseks. Jah, seda küll. Maksab 629 euri hetkel müügil. Ja üllatus, tuli Tele2. Tele2-s. Et tavaliselt... Kindlasti tuleb ka Empti ja Elisesse, aga seda näitab aeg. Jah, küll nad lähitulevikus sinna jõuavad. Me loodame vähemalt. Me loodame väga. Järgmine telefon. LG Optimus Black sai ka meie Facebooki kontol küllaldaselt kajastatud. EMT hind 349 euri, Elisa hind 370 euri, Tele2 inimesed vaadaku kas siis EMT-ist või Elisest. Umbes nii. Telefon ise väga okei, et 1 GHz protsessor, 4-tolline ekraan, väga õhuke. Küll ei ole päris selle metallist korpusega, aga tundub väga korralik plastik olevat ja igal juhul, et igal juhul 349 euro eest on siin telefoni küll ja veel rohkemgi. Just. Ja tema kõige suurem müügiargument on siis tema Nova ekraan, millel on siis 700 nitti valgusjõudu, mis on siis kõvasti tublim kui ütleme siis hetkeliider Galaxy S2 ekraan. Nii et hetke kuumalaines Eestis väga teretulnud nähtus see redum ekraan. Mis veel? Meil on müügil Samsung Geo.
see on Elisa versioon Galaxy S2-st, kuna meil Galaxy S2 müügil ei ole. Ma tahtsin just sinna jõuda, et see oli hästi kummaline oli sellega. Telefoni hind siis 210 €, toome võrdluseks. 3 korda vähem umbes. Toome võrdluseks jah, et EMT-s maksab Galaxy S2 599 €. Tele2-s sama siis. Tegemist ei ole kindlasti, nemad ütlesid, et kuna meil ei ole kahjuks küll Galaxy S2 pakkuda, aga proovige Galaxy Giot. Ja noh, et ilmselgelt seda ei saa võrrelda, eks ju, neid kahte telefoni ei saa võrrelda, aga sellegi poolest Gio puhul on väga hea algse telefoni 210 €. Muidugi soovitame panna sinna see 30 € otsa ja mõelda selle LG peale pigem. Ei saa. 130 või 130, palun vabandust, minu viga. See oli ikka rohkem. Siis on väga hea algse telefoni. Siis on väga hea hind. Mis veel? Siis on meil Sony Ericssoni Neo, mis on siis maksab ka 359 €. Mina julgeks teda küll selle LG-ga võrrelda, sellepärast et ta on umbes 2 korda paksem. On? Ja mingi 14 mm või midagi. Okay. Ja no Sony Ericssoni puhul jällegi me ei julge öelda, et sinna tuleb varsti ka uus Android peale. Küll me loodame ja ma ei ole selle telefoniga absoluutselt tuttav, nii et ma ei oska kommenteerida. Varsti tuleb Elisasse, aga selline asi. Palju mänguri huvilised. Ja palju meie saates räägitud iseasi, kuidas te Sony Ericsson või sellesse Sonysse üldse suhtute Sony PlayStation Networki pärast kõiki neid jamasid, aga tuleb ja kõik mängurid kindlasti proovige järgi, et ma arvan, et huvitav kogemus. Jah, äkki saame endaga käpad ligi sinna. Loodame. Aga selle kurva uudisega me siin täna lõpetame. Selle kurva uudisega selles mõttes, et me siis siin nagu ei saa veel. Ühe asja ütlen ära, kui te Twitterisse pilte panete, siis ärge praegu kasutage Twitpicki, sest et seal on natukene probleeme sellega, et neil on õigus jagada sinu pilte oma koostööpartneritega. Ja neid müüa. Müüa enam ei ole, tegelikult ei olnud neil kunagi, aga see on teine asi, see on pikem jutt, aga lootus on, et juba 2 päeva pärast on meil Twitteri endapoolne teenus välja pakkuda, nii et kindlasti jääge kuulama, vaatama, mida toob meie Facebook ja Twitteri kanalid, et uudiste koha pealt. Ja järgmine nädal räägime sellest juba tõsisemalt, kui sealt on midagi tõsist rääkida. Kui teil on olnud halbu kogemusi ükskõik millega või soovite meie nõu, siis saade@tehnovaade.eu on meie emaili aadressiks. Just nii, ja meid leiate siit. Ja muidugi kordame üle, Facebookis ja Twitteris oleme sõnaga või nimega Tehnovaade. YouTube samamoodi.